Tere, Ulla! Tere, Marja-Liisa! Sina võtsid selle video kaasa või? Ei, see tuli läbi interneti. Aha. Et ühesõnaga, see on kokkuvõte siis möödunud aastast ja ajaloolised faktid, aga jah, kuna ma ise ka ei ole seda video varem näinud, siis hea on nagu meelde tuletada. Võtta võib, ma arvan, joosta siin taustaks, kui me rääkima. On ju? Ja. Tere, Marja-Liisa! Tere! Mina olen Ulla ja Marja-Liisa ja me oleme siis illustraatorid. Enamasti illustreerime lasteraamatuid. Aga ka muid, aga täna me oleme jah siin lasteraamatute illustraatori rollis. Või niimoodi me tuttavaks saime. Niimoodi me tuttavaks saime ja me vist tegelikult esimene kord veetsimegi aega koos Bolognas. Oli nii või? Et tegelikult me vist äkki saimegi Bolognas tuttavaks või? Kuidas see sinul meeles on? Minul on meeles, et sa kunagi Messengeris mulle kirjutasid, et me hakkasime Facebooki sõpradeks, aga kas tulid nagu kohe selle jutuga, et kas see oli kohe enne Bolognat või see oli ikkagi natukene varem, et tere, et saame sõpradeks, et mulle meeldivad sinu asjad ja mulle meeldivad sinu asjad ja et oleme siis nüüd, nad lepime siis kokku, et me oleme nagu sõbrad. Oli nii või? Midagi sellist või Facebooki sõbrad. Aga ja minu meelest me esimest korda nagu nägimegi on ju Tallinna lennujaamas teel Bologna messile. See võib nii olla küll, jah. Sest Ulla kirjutas mulle, et tal korterinaaber Bolognas ei tule see aasta ja et kas mina tahan olla tema korterinaaber ja siis ilma, et ma oleks nagu inimest kunagi elus näinud, et tahtsin küll. Ja kohtusime siis Tallinna lennujaamas, sõitsime Itaaliasse ja elasime koos. Panime kohe leivad ühte kappi. Et see oli nagu meie tutvumise lugu. Ja see Bologna ongi tegelikult ju, paljud eestlased tutvuvad Bolognas, kes lasteraamatutega tegelevad, et panevad nagu need näod ja nimed kokku, et ka nüüd sellel aastal tagant, ma olen kuulnud, et mina sain siin Triinu Laanega tuttavaks ja Triinu Laan sai seal, ma ei tea, Regina Lupp, Toompere Jaapani kirjastajaga tuttavaks ja siis ühesõnaga kõik, kes võiks ka tegelikult nagu Eestis tuttavaks saada, nad siin nagu ei tutvu, aga Itaalia siis nagu ühendab kuidagi neid eestlasi. On mul õigus või? No tihti on see küll nii, seal Eesti boks on lihtsalt nii tore seal messil alati ühesõnaga. Tegemist on maailma kõige suurema lastekirjandusmessiga. Bologna lastekirjandusmess ja seal on enamasti ikka kõik laste, kes vähegi lastekirjandust välja annavad maailmas on seal koos. Et seal saab illustraatorina on seal väga äge käia, sellepärast et selle messil on üldse illustratsioon fookuses. Kuna see on lihtsalt visuaalne informatsioon, mida on tunduvalt lihtsam lugeda kui näiteks ütleme hispaaniakeelset raamatut või et seal on kõike, aga ka illustratsioon on jah siis fookuses, et seal on alati suur illustratsiooni näitus ja kirjastajad vaatavad portfoolioid ja siis üritavad oma raamatuid müüa ja see on nagu, see ei ole selles mõttes, et päris rahvale avatud mess, et seal ei ole lubatud näiteks lapsed alla 18-aastased ei saagi sisse, et see ei ole nagu lastemess, et see on müügimess, et sellepärast on ka ta lastele suletud. Ja seal siis... Anti Saar ju käis oma pojaga ja poeg ei saanud messile sisse. Anti Saar on ju kirjanik ja siis 10-aastane Paul või mis ta nimi oli, et tema siis nagu käis mööda Bolognat ringi samal ajal, kui isa siis messi külastas ja seal neid lasteraamatuid vaatas. No jah, nii see on, et see on, neid avatuid messe on mujal küll, aga jah, see Bologna on jah selline
müügimess, kus siis tehakse neid müügitehingud, et kirjastajad kohtuvad agentidega või teiste kirjastajatega ja siis seda tööd teen mina ka tegelikult seal messil, et ma lähengi, see ongi minu aasta tippsündmus selles mõttes tööalaselt, et seal on 95% kõigist mu kontaktidest kohal ja aga räägimegi sellest, et see sinu lugu Bologna messiga ongi ju nagu võib-olla huvitavam kui minu lugu, sellepärast et nagu me rääkisime, et oi, tutvusime, et läksime koos sinna Bolognasse, kohe hakkasime koos elama ja olime illustraatorid ja seal on nii palju vaadata ja see on alati hästi huvitav ja ma tulen alati sealt hästi kuidagi inspireerituna või et nüüd hakkame pihta tagasi. Aga siis ma mäletan, et paar aastat hiljem, kui sa asusidki juba Eesti Lastekirjanduse Keskuses tööle, siis ei olnud seal enam nagu juttugi, Ulla istus seal oma Eesti boksis, tal olid ärikohtumised ja olid hästi asjalik ja siis avastasid ennast nagu uues rollis või mitte sina avastasid, aga ütleme siis meie teised illustraatorid avastasime, et Ulla ei olegi enam meiega siin illustraatorite kambas, vaid ajab seal nagu mingeid hoopis teisi asju. Et äkki sa räägiksidki natuke sellest, et kuidas see festival on sinu jaoks muutunud siis tänu sellele uuele või mis enam see ei ole väga uus, aga ametile Eesti Lastekirjanduse Keskuses, et mis sa seal Eesti Lastekirjanduse Keskuses siis teed ja kuidas see siis on muutnud seda festivali sinu jaoks ja see tähendus on ju nagu tohutult muutunud. No see on hoopis teine mess nüüd minu jaoks tõesti, et kui minu töökeskuses ongi, et ma tutvustan Eesti lastekirjandust väliskirjastajatele, et see jõuaks ka siis tõlkesse nii-öelda. Et meil ühtegi sellist kirjandusagenti siin Eestis ei ole, kes siis tegeleks meie autoritega välismaal ja siis Lastekirjanduse Keskus ja Eesti Kirjanduse Teabekeskus teevad seda tööd. Ja illustraatorina on messil muidugi, sul on tohutult palju vaba aega, sa võid teha ükskõik mida, käia kõik need boksid läbi, kui sul aega on keskenduda, millele sa soovid, aga siis, kui ma asusin tööle Lastekirjanduse Keskusesse, siis hommikul kell 8:30 oleme seal boksis ja sealt ma ennem ei lahku kui kell 6. Nii et seal on iga poole tunni tagant kohtumised kirjastajatega ja tihtipeale ma ei teagi, mis seal messil toimub ülejäänud, et kui ma vahest jõuan, on lõunapausil, siis käin, vaatan natukene näitust aga jah, nii see on, aga see lihtsalt on nii ja et see on mu töö ja ma väga tegelikult naudin seda tööd, nii et teen seda hea meelega. Aga illustraatorina ma arvan, et sina näed hoopis teisi asju kui mina seal messil. No jah, aga ütleme, et sa oled varem käinud seal illustraatorina ka vist korduvalt, et sa tead, et sul on see kogemus nagu olemas. Siis kui sul et vabadust on nii palju, aega on nii palju. Ma arvan, et ma nagu vaatasin praegu järgi, et minu reise on alati toetanud Eesti Kultuurkapital ja siis nagu just kirjanduse sihtkapital, sest ma soovin seda messi külastada raamatu illustraatorina ja siis ma nagu eile huvi pärast vaatasin, et mis aastal ma esimest korda seal nagu käisin, et ma ei ole sugugi seal iga aasta käinud, et mulle tundubki, et sellest ühest korrast sageli piisab enda motiveerimiseks mitmeks aastaks tegelikult, sest see mess on nagu tõesti tohutu. Seal on nagu hallide ja saalide viisi. No see on ikka mitu jalgpalliväljakut. Jah, see on, ma ei teagi, mitu jalgpalliväljakut, 10 jalgpalliväljakut või midagi sellist. Tohutu mass raamatuid, et need ei jõuagi nagu läbi kõiki vaadata. Et see 2014 oli vist minu esimene külaskäik. Kas sa olid kunagi seal samas kandis või? Ma arvan, mul oli 2015 äkki. Ja siis ma olin just paar aastat juba illustreerinud. Jaa.
aga illustraatorina kindlasti, kui õnnestub seal kohal ära käia, siis kindlasti soovitan, sest et sealt saab tõesti ülihea ülevaate, mida üldse avaldatakse, kes mida avaldab, et see on riigiti väga erinev, see on nagu kirjastuste kaupa on ka see ka veel erinev, et hästi-hästi huvitav on jälgida just, et kes millist stiili otsib või kes millist stiili kirjastab või kohtuda nagu illustraatoritega või kirjanikega või kirjastajatega üle maailma, et seal on igasugu olukordi olnud, kus inimesed on kohtunud vetsujärjekorras ja nagu lõpetavad sellega, et teevad koos raamatu. Et seal lihtsalt kõik on hästi avatud, kõik on hästi nagu valmis koostööle, võib-olla küll nagu mitte päris need päris suurte kirjastuste inimesed on võib-olla rohkem kinnisemad, aga üldiselt on kõik on üsna avatud ja tahavad tutvuda ja juttu rääkida ja väga kihvt on seal. Huvitav, minule nagu päris nii selline mulje ei ole jäänud. Mul on jäänud mulje, et sa pead ise olema päris avatud. Et ongi, et see on nagu kuidagi nii tohutu suur mess ja siis seal on see ära korraldatud tõlkeõiguste müümiste pool, mis on juba tegelikult nii reguleeritud, et kui sa lähed sinna lootuses, et kuidagi keegi märkab sind, et oi, et sa tundud nii huvitav inimene ja et sa vist oled väga andekas ja et ma tahan sulle nagu võib-olla siin tööd pakkuda, et siis seda ma ei tea, võib juhtuda, aga ma ei kujuta nagu ette, et pigem ma arvan, et seda seal nagu naljalt ei juhtu. Et need, kes, et ütleme, need ettevõtjad, nende programm või nende kohtumiste graafik on juba ju kuid ette teada, et nemad seal nagu juhuslikult küll ühegi illustraatoriga pigem ei kohtu, kui just siis võib see juhtuda WC järjekorras, aga selles mõttes võib-olla ka täna, kui ma lähen WC järjekorda, ma tulen sealt mingi kirjastamislepinguga, et alati võib nagu juhtuda, aga pigem selle ootusega vist ei saa nagu küll sinna minna, et kuidagi jube head kontaktid seal tekivad, et ma olen nüüd käinud see oli 6. aasta ja see festival või mest on ikkagi avanud kuidagi aasta-aastalt ennast, et esimesel korral see lihtsalt lööb selle oma mastaapsusega. Ja siis ma nagu ahmisin enda sisse lihtsalt kõiki neid huvitavaid raamatuid, kõik nad on järsku välja pandud, et saad kõike katsuda ja vaadata. Et lihtsalt nagu erialane huvi enda selle nagu elukutse vastu, et näha, kuidas midagi tehakse. See lihtsalt erialaselt huvitab mind isiklikult, aga sellised nagu et ütleme, et esimesed nagu suhted, mis mul seal tekkisid, olidki just nimelt need suhted eestlastega, et Eesti lasteraamatute tegijad, autorid, näiteks Aino Pervikut ma olengi ainult seal näinud, et käisime seal mingi kambaga söömas ja siis Aino Pervik oli ka Piret Rauaga kaasas. Et see on minu ainus kohtumine Aino Pervikuga on siis Bolognas. Ja alles hiljem, siis kui nagu satud järgmistel aastatel ja võib-olla on näiteks mõni enda raamat juba tõlgitud, ma ei tea, kas poola keelde või läti keelde ja siis see kirjastus on seal, et siis on see võimalik, et sa lähed sellest boksist mööda ja ütled tere, ja saad siis näost näkku suhelda inimesega, kellega sa oled olnud kirjavahetuses, et siis sealt hakkab arenema see siuke nagu võrgustik või see, et nüüd ma võrgustun. Ja siis nüüd see 3. level oligi see, et me olime aukülaline, et see oli nagu täiesti mingi uus ka messikogemus, et mis jälle kuidagi avas minu jaoks sügavamalt seda pilti, et mis asi see mess on või kuidas seda korraldatakse või mis loogika selle messi hammasrattaid niimoodi käimas hoiab, et see tõesti see meeletu tähelepanu või see, et eestlastel on
ka lavaaeg ja nad jutustavad mingisugustel teemadel või teevad töötubasid, mida ma olen näinud aastast aastasse seal kõiki teisi neid tegemas, aga eestlased kunagi seda ei tee. Aga ma saangi aru, et see on selline reguleeritud süsteem, et igal aastal nagu on antud see nii-öelda teatepulk kellelegi või? Seal on mitu levelit. No see peakülaliseks olemine tähendabki messil see, et see riik, kes on siis peakülaline, on selle aasta fookusriik. Et mõni aasta, kui ma olen seal käinud, on jäänud natukene isegi, ei ole nagu aru saada, et kes on peakülaline. Et mis riik see on, mäletaks Saudi Araabia oli vist niimoodi, et kuskil nurga taga oli neil mingi väike boks, kus nad siis tegid seda kurguäälset meeste laulu ja jõid teed. Mul vist oli üks pilt ka siin, kui nad aga see aasta minu arust ei jäänud küll kellelegi märkamatuks, et Eesti oli peakülaline, et me olime ikka igal pool nähtaval, mis oli jube äge. Aga jah, et neid töötubasid teha või et saada sinna lavale, seal on alati võimalik esitada ka oma projekt messile ja siis nad võivad seda kas heaks kiita või mitte. Aga kui sa oled peakülaline, siis automaatselt tuleb sellega ka kaasa, et sul on võimeline pakkuda võime pakkuda oma mingit paneelarutelusid või töötubasid või diskussioone või raamatuesitlusi, et mis iganes, et sellel aastal me panime küll täie rauaga, nagu et nii palju kui vähegi saab ja veel rohkem. Ja see oli minu arust väga edukas, oli vist Marju, et meil pakuti ka järgmiseks aastaks, et kas me tahaksime pakkuda midagi, mis on hea näitaja, aga tõesti see peakülaliseks olemine, et see avab nagu uksed hoopis teistmoodi sinna. Kas sa tead, et kas Eesti Lastekirjanduse Keskus või jah, ega rohkem vist selliseid rühmitusi ei olegi, on nagu varem pakkunud midagi Bolognale, et ma ei ole nagu näinud küll midagi. Mina olen pakkunud küll paari asja sinna läbi nende selle platvormi, aga sinna ei ole kunagi see jõudnud. Kas sa tahad rääkida, mida sa oled pakkunud? Mida ma pakkusin? Äkki ma pakkusin mingit tsensuuri teemalist diskussiooni või midagi taolist ja siis see ei sobinud neile. Aga ma pakkusin seda ka Londonisse ja Londonis näiteks võeti see vastu ja see läks otse PEN lavale. Nii et alati võib pakkuda, et alati võib see kuhugi jõuda, et või keegi märkab või tahab seda kasutada või mis iganes. Varem küll Bolognas messi ajal ei toimu üritused ainult messil, et siin ka paljud pildid, näiteks oli siin libahundi näituse avamine, et see toimub hoopis linnas ja sellel aastal ka on kesklinnas näitused lihtsalt samal ajal messiga, et see mess jõuab lõpuks nagu igale poole. No see on kindlasti nagu ütleme siis riigi huvides või siis illustraatori huvides, et tal on näiteks see näituse avamine samal ajal, kui see mess on, sellepärast, et nagu ma ütlesin, et seal on kõik kohal. Et seal lihtsalt see, et niivõrd palju nagu inimesi või kirjastajaid näeb sinu töid, et see on lihtsalt harukordne võimalus praktiliselt, et tõesti kõik need inimesed on kohal ja tõenäoliselt jõuavad ka su näitused vaatama. Et sa saad lihtsalt nagu nii suure hulga inimesi korraga. Et seal toimub väga palju muidugi ka niisama muul ajal, aga jah, seal messi ajal on ka linnafestival nimega Boom, kellega me ka tegime koostööd, et tänu kellele oli seal Raekojas suur Eesti illustratsiooni näitus ja neil on igasugu töötubasid ja esitlusi ja filmiprogramme ja mis iganes nad suudavad välja mõelda. Jah, muidugi, et muidu ka Bologna kultuuriprogramm on üpris rikkalik, et ma mäletan, et sellel aastal oli see Ai Weiwei näitus seal näiteks, olenemata siis sellest festivalist, aga et tänu messi külastamisele, et siis ma käisin ka seda vaatamas muu hulgas, et see oli mul kuidagi hotellist veel ümber nurga niimoodi. Ja, aga sa mainisidki neid teisi messe, et nüüd seal Eesti Lastekirjanduse Keskuses töötades, eks ole, sa külastad erinevaid raamatumesse, et võib-olla sa
sa juba nagu natuke mainisid, et kuidas nad erinevad, et miks ei kohta või noh, jah, et miks me ei käi kunagi seal Londoni või Frankfurdi messidel või mis messid veel on? Bologna, Frankfurdi ja Londoni kõrval. Käime küll, nüüd ma lähengi 13. oktoobril Frankfurdi messile. Me käime iga aasta Frankfurdi messil, aga see ei ole nagu ainult lastekirjanduse mess, et see on ka täiskasvanute kirjandus. Aga sinna siis ei ole autorid ja illustraatorid nagu oodatud või? On ikka. On ikka, sinna saab osta samamoodi pileti nagu Bologna messilegi ja see on ka nii-öelda mitte kirjandused nagu kirjandus kui tööstusharu inimestele avatud nädalavahetusena, et sa saad sinna tasuta sisse, kui sul on mingi kostüüm seljas, nii et reede õhtul hakkavad sinna sisse pressima sellised lumivalgukesed ja Princess Moon ja mis seal kõik, et väga lõbus. Aga jah, see on ka selles mõttes, see on ka Bologna sarnane mess, et ta on müügimess, et ta ongi nagu ärikohtumiste mess. Aga neid messe on veel hästi palju. On Göteborgi mess, mis on nagu rahvale avatud, Helsingi mess samamoodi rahvale avatud. Londoni mess on samamoodi veel müügimess, seal käib igal aastal Eesti Kirjanduse Keskus, kuna see on rohkem fokuseeritud täiskasvanute kirjandusele. Et Eesti Lastekirjanduse Keskus on seal ka käinud mitu aastat, aga ühel hetkel mulle tundus, et seal ei ole nagu lastekirjanduse inimesel nii palju teha, et see lastekirjandus on seal nagu natukene seal nurga taga kuskil üleval korrusel ja hästi kommertslik, et seal ei ole nagu meie illustratsioon on rohkem selline kunstipärasem või poeetilisem, et sellist kommerts lastekirjanduse illustratsiooni meil praktiliselt ei ole. Kuidas sulle Bologna illustraatorite näitus tundub? Et üks asi, mille kaudu veel ennast, ma ei tea, kas proovile panna või näidata, on ju igal aastal see Bologna illustraatorite suur näitus, kuhu saadetakse tohutult töid ja seal on see tohutu pikk valimisprotsess, et see on see mingi eelfinaal ja mingi eelvalik ja järelvalik ja siis alles lõpuks need finalistid nii-öelda ja neid finaliste on ka veel ikkagi seal mingi 60 ringis. Jah, mingi 60-70 inimest, et see on tohutu suur näitus. Et minule on alati jäänud mulje, et ma ütleks, et ta on nagu kunstipärane, aga tal on nagu mingisugune ka oma stiil või oma nagu trend või et mul on tekkinud nagu mingisugune taju, et milliseid pilte seal tahetakse näidata või millised tüübid on seal nagu tavaliselt ikkagi esindatud. Et kuidas sina kirjeldaksid seda valikut igal aastal illustraatorite see festivali, see võitjate valik. No see on tõesti väga suur näitus ja sinna hakatakse neid töid juba ootama vist juulist oli see aasta kuni novembri lõpuni, sa saad saata oma töid. Praegu ma just sain, et veel 6 aega saab esitada. Ja siis neid tuleb ikka sinna tuhandetes, vahest on nad teinud pildi ka sellest valikuruumist, et kus nad, seal on nagu ikka 100 meetrite kaupa seda lauapinda, mis on kaetud töödega, et siis sealt valida teha mingi valik, see on päris suur töö. Aga eks see hästi palju oleneb žüriist, milline valik tuleb, et see on olnud aastate kaupa väga erinev ja sealt saab tõesti siukse väga hea ülevaate, et mis on siis praeguse aja trendid ja mida siis professionaalsed täiskasvanud inimesed arvavad, et mis võiks olla praegu lastekirjanduse illustratsiooni nagu need tipud või kõige huvitavam lähenemine, mida minu arust seal väga hinnatakse, on ikkagi see käsitsi tegemine. Väga omanäolisus, et sul on mingi oma nägemus, et sa ajad oma rida nagu, et sa ei kopeeri kedagi või et sa ei ole võib-olla
nii trenditeadlik, et sa ikkagi ajad seda oma rida, et see minu arust on seal ikkagist väga oluline või seda vaadatakse ja väga kõrge käsitööoskus, ma arvan, on seal veel. Ja kindlasti vahest on seal küll mõned siuksed, et kuidas see töö jõudis siia finaali, ei saa aru. Mul tuleb üks meelde ja mingi markeri joonistused. Ja mingi musta markeriga oli tehtud üks. See oli jah, täitsa. Jah, aga ongi huvitav nagu ka sealt seista ja vaadata, et väga huvitav valik. Aga mingi ülevaate sealt saab või kindlasti enda jaoks mingid. Ma võtsin tegelikult ühe kataloogi ka kaasa aastast vist 2015. Ma võin korraks kaamerast välja liikuda. Ma võtan. Sa võid selle ringi saata käima. Ja, et seda on võib-olla huvitav vaadata. Ma ei tea, kas need kaadrid juba käisid läbi. Siin ma lisasin palju fotosid, mida ma iga aasta siis teen oma sellistest, ma ei tea, kas lemmikutest või lihtsalt mingitest töödest või kellegi tööst, mis siis kuidagi kõneleb minuga, et ma tahan selle endale kuidagi meelde jätta, et see paneb mul kuidagi mõtte liikuma või siis ongi, et ma tahan hiljem üles otsida selle inimese ja vaadata, millist tööd ta veel on teinud. Ja peab ütlema, et kuigi ma ise kasutan väga palju digitaalseid vahendeid oma töös, et ma teen alati nii, et ma alustan analoogis ja siis ma mingi hetk liigun ära digitaalseks, sest mingi hetk ma tahan juba seda teksti ja pilti nagu kokku paigutada, sest minu jaoks on kuidagi hästi oluline, et see tekst ja pildi paigutus sünniks ka nende illustratsioonide loomise ajal, mitte niimoodi nagu me väga tihti ikkagi näeme, et kuidagi pildid sünnivad enne ja siis need viiakse kujundaja kätte ja siis ta paneb teksti ja pildid kokku ja siis tegelikult nagu minu meelest ei teki nagu sellist nagu ta ei hinga nagu üks organism või kuidagi. Ja aga ma pean tõesti tunnistama, et väga hea on vaadata või väga huvitav on vaadata, kui keegi on saatnud illustratsiooninäitusele need nagu käsitsi tehtud tööd. Ja ma isegi pildistasin üles neid, et ta oligi nagu markeriga joonistanud ja siis need kohad, kus tal ilmselt oli midagi nagu sassi läinud, ta oli lihtsalt kleepinud sinna peale ruudu valget paberit ja siis selle nagu koha nagu puhtalt siis joonistanud, mis iganes tal seal oli ära käkerdatud. Ja lihtsalt ma ei tea, et kui ma vaatan seda ja siis ma vaatan nagu väljatrükki, et tegelikult ma vaatan seda nii palju kauem. Et ma uurin seda palju kauem. Aga jah, ma ise ka saatsin enda, et ma olen ühe korra seal osalenud või tähendab, ütleme võistlusel vist ma olen osalenud nagu mitu korda, aga näitusel osalenud ühe korra ja siis sinna ma lasin teha need risoprindid, sest jällegi mul ei olnud neid pilte nagu sellisel analoogsel kujul. Ja need samad Luugere Juhani pildid. Ja ma tahtsin, et neil oleks nagu rohkem seda tekstuuri ja elu, et ta ei oleks nagu lihtsalt printerist välja tulnud, vaid risol on ka see omadus, et ta võib üllatada natuke või tal on need sellised varieeruvused või mingisugused säbrud ja juhuslikkused sees, et mulle meeldib jah kuidagi see juhuslikkus, mis risoga trükkimisel võib tulla või printimisel võib tulla. Et siin on näha meie Eesti boksi siis aastal 2023 oli see minu arust. Et tihti paljudel riikidel, näiteks soomlastel ühelgi Põhjamaa riigil ei ole näiteks oma riigi boksi, Islandil vist on, et seal lähevad kirjastajad nagu ise, aga meil siis riik arvab, et see on siiski oluline, et me käime seal Eesti riigina, mis annab meile muidugi võimaluse sinna tunduvalt palju rohkem panustada ja näidata oma raamatuid. Ja see on ju väga huvitav või eripärane,
Eesti kirjastusi vist ühekaupa ma ei ole kunagi kedagi seal näinud. Kas sa tead, kas keegi on läinud oma letiga või? Võib-olla Avita kunagi käis, aga ma tõesti ma olen vastuse võlgu nüüd praegu, et juba aastaid ei ole. Siin on siis see boksi valmispanek on just. Me alati lähme nagu paar päeva varem, siis see boks on juba valmis ehitatud töömeeste poolt ja siis me hakkame sinna neid raamatuid ja katalooge ja asju paika sättima. Et siin ma olen 2 oma kliendiga või oma kirjastajaga, kes on väga palju muuseas Eesti lastekirjandust välja andnud. Aga mis pidi see siis käib, et kui tuleb väliskirjastaja sinu juurde, kas tema tahab sulle oma raamatut pakkuda või see käib ikkagi nii, et sina pakud ainult temale neid Eesti raamatuid? Ta tahaks väga pakkuda mulle, aga mul on väga hea vabandus, et ma ei saa, sest ma ei ole kirjastaja. Et ikka mina käin seal ainult müümas, et ma ei saa ka müüa, ma olen nagu agent, kellel puudub õigus müüa. Et ma saan ainult tutvustada ja soovitada ja informeerida ja meelitada aga neid, et meil on suurepärane organisatsioon nimega Traducta, kus saab küsida tõlketoetust ja kirjastustoetust. Et ma ütlen, et mul on seal hommikust, Bologna messil ongi niimoodi hommikul kella 9 kuni õhtul kella 6 iga poole tunni tagant on mul kohtumine. Ja ühe kohtumise käigus ma jõuan olenevalt kirjastajast näidata kuni 10 raamatut. Nii et enamus... Kuidas sul see graafik tekib? See tekib nii, et minu Bologna mess algab detsembris või jaanuaris, kui ma hakkan siis saatma kirju oma kontaktidele, et saame kokku. Tihti peab saatma 2-3 kirja. Samale kirjastajale, mõni vastab kohe, mõni vastab 2 kirja pärast, 3 kirja pärast, mõni ei vasta üldse, tihtipeale ei vastatagi üldse. Et ikka, kui oleks ingliskeelsest riigist suur kirjastaja, kes ka ühtlasi ostaks, siis oleks tunduvalt lihtsam, aga kuskilt tundmatust riigist, tundmatust keelest, tundmatute autoritega opereerida vahest on ikka väga keeruline, aga samas vaatad, et meie boksis on alati inimesi, et mul on ikkagist enamasti kohtumiste ajad täis, et siis vaatad, et minu arust meil on ikka päris hästi, et ilmub kuskil 50 tõlkeringis aastas lastekirjandust nagu välistõlkes, et see on ka minu arust päris hea number. Et ei ole kurta nagu küll minu arust millegi üle. Aga kas te teete statistikat ka, et kui palju Eesti autoreid või Eesti raamatuid siis jõuab tõlkesse tänu teie tööle? Või kas te suudate isegi nagu messide kaupa eristada, et tänu 25. aasta Bologna messile me saime nüüd nagu nii mitu tõlget. Et seda on vist natuke nagu raske lugeda kokku, sest võib-olla mõni tõlge ilmubki alles, ma ei tea, 5 aasta pärast või asi saab küpseks kuidagi. See on pikk protsess. Sealt saab alguse võib-olla hakkab idanema. See on pikk protsess, ja. No me saame teha statistikat, et mis on aasta jooksul ilmunud. Iga jaanuar, veebruar ma teen kindlasti statistikat, et mis on eelmise aasta jooksul ilmunud, mis keeltesse, millised autorid on olnud kõige nii-öelda populaarsemad, mis keeled on olnud kõige populaarsemad, mis keeltesse on üldse tõlgitud, millised kirjastused on tõlkinud, et kogu seda statistikat me teeme, et ilma selleta ka päris ei saa, et ma arvan, et seda on nii riigil kui ka, me peame ka riigile tõestama, et me on ikka väärt seda, et nad tasuksid, et me käiksime seal messil, et see on ikka tulu toonud, et enamus tõlkeid ju ikkagi läheb selle kaudu, et raamatuid on messil märgatud või on kirjastaja leidnud midagi uudiskirjast, mida ma saadan, et ega minu töö ju ainult selle Bologna või Frankfurdiga ei piirdu, et see on ikkagist aastaringne töö, et
üks võtab ühelt poolt, teine võtab teisest kohast, kolmandale jääb kuskil meie kodulehel midagi silma, neljas on võtnud kataloogi messilt kaasa, mida ta võib-olla paari kuu pärast leiab oma portfellist ja lehitseb ja leiab midagi sealt, et need lihtsalt tasub kõik iga erinevad võimalused nagu ära kasutada, mis on võimalik. Kuule, aga seal on illustraatoritele ju veel üks võimalus, et on need Illustrators Hour või half an hour või ma ei tea, mis, et teatud kirjastused, ma saan aru, et see käib nii, et teatud kirjastused, kes on huvitatud uute käekirjade või uute illustraatorite leidmisest, et siis seal programmis on või ma ei tea, kas see on ette programmis trükitud või see selgub, kui sa lähed koha peale, et nad panevad mingi postri, et näiteks sellel päeval kella 2-3 on see Illustrators Hour ja siis koguneb sinna juba varakult selline tohutult pikk rodu siis illustraatoreid. Paljudel on isegi mingid suured mapid kaasas, kuigi ma ei tea, tänapäeval on kõik nii digitaalne, et saab ju lihtsalt näidata, on ju. Et kui palju sa sellest võimalusest tead nüüd nagu tänu oma nii-öelda töökohale seal messiboksis, sest et minul on ainult see vaade, on ju, mis ma seal illustraatorina olen ringi lonkinud ja näinud neid pikki järjekordi ja minu meelest ma ühe korra isegi niimoodi täiesti planeerimata, et ma sattusin sellesse kohta, kus see järjekord oli. Siis ma ütlesin, et davai, et mul on üks raamat kotis, et ma seisan, et ma tahan nagu teada, et mis seal mulle räägitakse või kuidas see nagu käib. Et iseenesest ma kunagi ei ole tahtnud seal osaleda, sest mulle tundub see nii piinarikas, et sa seisad seal, ütleme, tund aega ja lõpuks jõuab järjekord sinuni ja siis ta ütleb, et ei meeldi järgmine. Et sul peab olema nagu sellist enesekindlust või pead olema siuke optimistlik või suutma nagu ei kuulda. Ja ühesõnaga ma arvan, et ma suudaks nagu seda ei kuulda, aga mulle lihtsalt on tundunud, et see tunglemine on nii suur, et et see šanss, eks ole, et talle nüüd see asi meeldib, on ikkagi nagu siuke nii tilluke, et ma pigem siis veedan oma aega tegelikult siin Bologna messil, et mul on siin nagu muid asju teha ka, et ongi, et ma harin ennast messil nagu teisel viisil, et mitte ei proovi jõuda mingi kirjastuseni ja mingi tööni. Aga tookord ma proovisin, et ma teen siis selle läbi, et mis tunne see siis nagu on ja see kuidagi läkski niimoodi, et ma ei tea, mul oli 1 või 2 raamatut, ta vaatas, et nagu hei ja et ma pean nagu I have to fall in love with it ja umbes ongi, et järgmine juba ja et tõesti, et ega sa ei jää sinna mingeid viisakusi ka vahetama, et ongi kiiresti nagu koht vabaks ja siin veel nagu 20 inimest kohe saab aeg läbi, tahavad ju oma asja näidata. Aga minu meelest minu ees oli küll mingisugune tüüp, et ta täitsa nagu vaatas ja küsis seal veel juurde vaadata ja minu meelest isegi võttis visiitkaardi, et siis nagu tundus, et võib ka nagu klappida, et kui sa nagu ei karda ja sul on nagu aega seal messil niimoodi ja jaksad seal järjekorras seista ja oled nagu valmistunud, et tegelikult nagu miks mitte, et aga mis sa oled nagu selle kohta kuulnud või kas sa oled selle kohta midagi rohkem kuulnud või et on see nagu hea hüppelaud illustraatorile? See võib olla, aga siin ma soovitan, kui seda teha, see on tõesti on vaja nagu hobuse kannatust, et nendes järjekordades seistest need on tõesti pikad ja see on nagu natuke nagu kiirkohting, et kas teil klapib või ei klapi, aga ma soovitan, kui teha seda, kindlasti tasub teha, kas või ühe korra läbi, aga teha enne eeltööd, et kes see kirjastus on ja mida ta otsib, milliseid raamatuid ta juba avaldab, et kas sinu stiil üldse sobib neile. Et selles mõttes, et ei tasu minna pakkuma näiteks kirjastusele, kes kirjastab ainult koomiksit, on ju, ei tasu minna talle pakkuma mingit juturaamatu pilti, eks ju, et sellepärast, et see lihtsalt ei tööta, et sa oled oma eeltöö teinud, et sa tead enam-vähem, et okei, nad juba kirjastavad sarnast stiili, mida mina viljenen, et tasub tasub nagu proovida
ja kindlasti saab tänapäeval näidata digitaalselt, aga ma arvan, et siin on täpselt sama asi, mida sa mainisid, et originaalid on alati huvitavamad ja vead on alati huvitavad. Et sa näed, et see inimene oskab ka käsitsi teha, on ju, eriti kui on tegemist kirjastusega, kes nagu kirjastabki, eks ju, pildiraamatuid, neil ongi ainult käsitsi tehtud raamatud, et ta tahab näha seda sinu käsitsi töö jälge nagu. Et see ei tule välja sealt digiasjast. Aga jah, see kavas ei ole, see on seal messil koha peal ongi, et nüüd nad vist see panevad kirjastus nagu postri üles on ja siis seal on see tohutu illustraatorite sein, et lihtsalt lähed kohale ja kleebid sinna, aga see on siuke. Ma olen küll näinud seal kirjastajaid ka seismas ja vaatamas ja võtmas midagi, et you never know, alati võib, kui ei tee, siis ei juhtu ka midagi, et selles mõttes alati tasub teha ja katsetada erinevaid asju. Ja samamoodi käia ka seal kiirkohtingutel, et see on väga huvitav kogemus. Mina olen ka selle korra läbi teinud. See oli hästi ebameeldiv, aga tõenäoliselt ma ka ei olnud teinud nagu eeltööd, et ma läksin pakkuma kirjastusele, kes nagu absoluutselt ei klapi minu stiili või mõttemaailmaga. Nii et, aga tõesti huvitav nagu lihtsalt vaatad, et kuidas nagu tühja pilguga see kirjastaja, kes on juba mingi 150 portfooliot enne sinu töid läbi, et ei, nagu et aga võib ka klappida, et ma ütlen, et kunagi ei tea. Kas sul on, mul on üks hästi tore lugu, mida ma tahaksin rääkida, aga kas sul on ka, et sa oled messil kohtunud mingi väga, või on sul mingi huvitav seik või naljakas seik, et sa oled näiteks kohtunud seal kellega sa oled saanud väga heaks sõbraks või see ei pruugi üldse Eesti inimene olla või et mitmeid messi ajal kohtub küll, tekib selliseid juhuslikke ma ei tea, vestlusi, et see oli üks aasta võib-olla mingi, ma ei tea, 6-7 aastat tagasi suurusjärk. Siri Oderiga saime seal tuttavaks ja temaga käisime palju ringi ja siis messilt ära linna minnes me jäime ootama seda tasuta messibussi, et seal suur buss viib siis inimesi täite kaupa linna. Jah, see messiala on lihtsalt sealt kesklinnast nagu üsna pika jalutuskäigu kaugusel. Aga see aasta ma võtsin ratta, siis see oli nagu siuke tjuh ja valmis, et väga rattaga sõidetav. Ja siis meie ees oli üks mees, kes kuidagi hakkas meiega rääkima kuidagi Eesti muusika kaudu, et tal oli üks Eesti muusika vinüül. Nii kahju, et ma seda täpselt ei mäleta, üks naislaulja. Ta ei ole Eestis nii tuntud nagu Marju Kuut või keegi, aga viljeles natuke sarnast asja. Ja jäime temaga rääkima ja ta ütles, et ta on nagu Kanada kirjastaja, et tal on see oma väike boks ja me olime vist seal isegi nagu käinud ja ta ütleski, et järgmine päev meil on siin viimane päev, et ega ma kõiki neid raamatuid ei taha tegelikult Kanadasse tagasi vedada, mis neil seal kaasas on näitamiseks ja nii, et tulge läbi, et ma annan teile ära, et mis te tahate, et valige midagi. Ja siis me läksime sinna ja valisime endale mõned raamatud ja siis seal oli nagu üks raamat, mida ma ei valinud, ma ütlesin, et siuke linnuke oli peal, et see on, it's very cool, I will not take it, but I've seen it like everywhere around, et see oli tõesti nagu üks nagu raamatukaas, mida ma olin näinud erinevates boksides, ju seda oli siis tõlgitud eri kirjastuste poolt eri riikides. Ja siis ma võtsin hoopis ühe mingi bussi ootamise raamatu Marianne, mis ta on, Dubuk või ma ei oska neid nimesid öelda. Oskasid ju küll. Jah, ma ei ole kindel, kas see on õigesti. Ja siis see tuli välja, ta ütles, see on minu abikaasa raamat. Ja et tema on siis selle Marianne abikaasa ja see on siis tegelikult vist nende enda kirjastus.
ja rohkem ta isegi midagi ei ütelnud. Me jäime nagu selles mõttes suhtlema, et hakkasime Facebooki sõpradeks ja ma olen ta käest hiljem nagu nõu küsinud näiteks lepingute osas, sest nagu sa ütlesid, et Eestis ei ole neid agente. Ülikeeruline on ujuda seal väliskirjastustega lepingute sõlmimise maailmas, et et mis lepingu ma sõlmin ja kuidas ma üldse nagu kontrollin seda ja kõik need küsimused. Ja siis hoopis üks teine kirjastaja ütles, et see ilus linnukesega raamat oli tegelikult selle mehe raamat. Aga ta oli nii tagasihoidlik, ta ei ütelnud, et see on tema raamat. Ma ei võtnud seda, aga see oli üks nagu tolle messi aasta nagu põhigaasi. Et see nagu jäävad, vaata, igast aastast jäävad meelde need mingid põhikaaned. Ja see oli selles mõttes selline üksteisega kuidagi hästi läbi seotud nagu lugu, mis sai alguse täpselt bussioote järjekorrast. Mul on üks selline lugu, et mul on üks lemmik Belgia illustraator, keda ma jälgisin juba aastaid Instagramis ja see oli just aasta 2018, kui me tulime sõpradega Hollandi kirjastajatel on alati suur pidu ühes teatud Palazzos ja sinna on väga raske saada ja sellel aastal siis nad ei olnud nii nagu kontrollivad veel, siis me läksime sinna paljundatud kutsetega sisse ja siis nagu ise paljundasite kutsed. Ja siis tulime sealt välja ja ma näen, et see illustraator kõnnib mööda tänavat. Ja ma olin ka paar klaasi veini joonud ja julgus oli laes, et now or never. Ma lähen jooksen talle järgi ja ütlen lihtsalt, kui palju ta tööd mulle meeldivad. Ja läksingi ja siis ta oli wow lady, et mingi hull tuleb tänaval ja kargab kallale. Ja siis õnneks meil oli ühine Itaalia kirjastaja, kellega ta oli muuseas just minemas õhtusöögile ja siis ta küsis Federico käest, et kuule, et kas sa tead sellist inimest nagu Ulla Saar? Ja Ulla tean, sa oled minu illustraator, tean, väga normaalne. Ja siis ta kuidagi, leebus. Ja, et see ei ole mingi hull, et see on täitsa normaalne inimene ja siis me kohtusime järgmine päev. Jälle messil ta andis mulle ühte oma raamatusse autogrammi ja siis me jäime ka nagu suhtlema. Ja mul õnnestus saada üks tema raamat eesti keeles. See ilmus eesti keeles eelmine aasta, see nimi on Mis juhtus Leoga, kirjastus Draakon ja Kuu. Ja siis paar aastat või 3 aastat tagasi need hakkasid tegema koos selle sama raamatu autoriga Antwerpenis lastekirjandusfestivaliga nimega Kabaal. See on ainult 2-päevane festival, hästi tore festival ja eelmine aasta või see aasta nad kutsusid ka mind sinna esinema. Nii et see on kõik, et ei või kunagi teada, et alati tasub minna ütlema oma lemmikillustraatoritele, et on su lemmikillustraator, sellepärast et sellest võib tulla väga ägedaid asju. Ja nüüd nad tulevad mõlemad illustraatori kirjanik tulevad detsembris Tallinnasse, lastekirjanduse keskusesse ja me teeme ühe väikese seminari seal, kuidas esineda autorina lastele. Nii et ja kuidas üldse nagu sünnib näiteks pildiraamat niimoodi, kus 2 mõlemad nii kirjanik kui ka illustraator on siis samavõrra autorid. Et väga soovitan, kui on võimalik 2. detsembril lastekirjanduse keskuses tulla kohale. Kuule, aga meil on aeg täis. On jah, mis kell on? Mul hakkab töötuba kell 3. Jõuame küll. Tõesti. Kell on palju. On sul veel öelda midagi? Me oleme nüüd nii palju Bologniat kiitnud, et ma arvan, et kõik lähevad järgmine aasta. Kulkas saab raha küsida, nii et soovitan minna. On küsimusi äkki tekkinud? Tahab keegi küsida midagi? Mis töötubasid Eesti teli siis see aasta? Kus kohas? Ma olen Eesti tegi töötubasid.
see mis seal Maie ja Mummi ja raamatu rebimistöötuba oli. paberi rebimis, Kadri, Külaots. Külaots. Mis seal veel oli? Siis räägiti Kertu Sillaste ja Kätlin Vainola rääkisid tööst raamatuga peale seda, kui raamat on ilmunud, et mida saab selle raamatuga ette võtta näiteks, kui teed lastele töötuba, et lihtsalt mõtteid ja erinevaid oma kogemusi. Mis töötubasid veel oli? Kas Kertu ka tegi või? Marju, sa tead paremini äkki? Äkki tegi ka selle linna näituse raames. Aga Eesti Lastekirjanduse Keskuse kodulehed leiab selle Bologna programmi üles, et mis need tegevused ja paneelid olid. Rääkisime seal ka laste ajakirjanduse ajaloost ja erinevad teemad Triinu ja see raamatu selline maailma. Ma lihtsalt sellepärast jään vastuse võlgu, et nagu ma boksist välja ei saanud, ma ei näinud ühtegi paneeli ega ühtegi esinemist ega ühtegi workshopi kahjuks, et minu arust neid oli veel seal, aga jah, tasub vaadata, meie keskuse lehel peaks olema. Mul on need 2 töötuba meeles, aga teisi töötubasid mul ei ole meeles. Vestlustest oli see, kus mina osalesin, me rääkisime mütoloogilistest karakteritest, et kuidas näiteks libahunt siin ja Poolas või ma ei tea, USAs või kuidas need nagu ma ei tea, tõlgitakse või kuidas eri kultuurides need asjad seal on. Ja siis olidki eri riikide nagu esindajad võtsid sõna. No meil oli, see eesmärk oli ka seal messil, et kuigi meie oleme peakülalised, siis me näitame ennast läbi koostöö või nagu läbi, kuidas me teeme nagu küll oma asja ajama, aga me teeme nagu seda niimoodi, et ka teised on kaasatud, et ei ole ainult, et räägib 3 inimest laval eesti keeles ilma tõlketa, ilma igasuguse visuaalita, et me selle peale ei tahtnud minna, et me tahtsime, et see oleks võimalikult atraktiivne, võimalikult rahvusvaheline ja võimalikult visuaalselt ka kaetud, et meil oli esmakordselt, suutsime ka tuua messile muusika. Meil oli live muusika, Silver Sepp mängis seal oma suuski või kandleid või mis asju. Et see oli nagu väga, see oli kõigi jaoks nagu nii üllatav. See naelapill oli kuidagi lennujaamas kaotsi läinud või, et vahetult enne esinemist pidi selle ära tooma kuskilt, et see palk oli kuhugi mujale läinud või ma ei tea. Aga igal juhul see töötas väga hästi, et see lõi kõik pahviks ja kõik nagu igal juhul pälvis tähelepanu. Nii et alati tasub teha ka sekseid veidi teistmoodi vangerdusi, on ju. Aga mul sai jutt otsa, ma ei tea. Ja ma ütleks ka aitäh kuulamast. Kõik näeb.